Jaa, aga nüüd jätkame siis Hiiumaa ettevõtjate, sõprade ja tegijate pidulikku tunnustamist ja palun siia juurde veel siis Liisile ja Kajale liituma Ergo Tasuja, Hiiumaa valla vanemana ka. Ja meie auhinnad tulevad selliselt ettevõtjalt nagu Ideeklaas. Liis, ole hea näite korraks. Ideeklaas on välja pannud siis sellise spetsiaalse, erilise tänaseks sündmuseks loodud taas uus kasutatud materjalidest valminud siis Hiiumaa Kärdlas suletud Terviseameti laboratooriumi mõõtepipettidest valminud teose. Nii et tõesti täiesti selline uus ja põnev kontseptsioon. Ja palume siis siia teie ette inimesed, kes 2024. aastal on oma tegevusega jätnud Hiiumaa ellu erilise jälje. Ja alustame elukeskkonna hoidjast aastal 2024 ja selle tiitli võitja on Heli Handorf, Hiiu ihuhooldus. Olen Heli. Ja veel kord, elukeskkonna hoidja 2024 Heli Handorf ja Hiiu ihuhooldus. Ja olgu mainitud, et mitte ametlikel, aga ka ametlikel andmel on Hiiu ihuhooldus korduvalt hooldanud ka mandri inimese ihu. Et see on dokumentaalselt tõestatud. Aga nüüd Hiiumaa sõber 2024. Ta on Maarja Berkman ja Hiiumaa koduta loomade turvakodu. Astuge julgelt ette poole. Ja, edu Maarja ja tervitused Maxile ja Oliverile ka. Aga nüüd Hiiumaa mainekujundaja 2024. Sihtasutus Hiiumaa muuseumid. Nii, kas tahaksid muuseumi esindajana ka midagi öelda? Mul on küsida väga palju iseenesest. Eriti ma tahtsin küsida, et mida tähendas see ilma kisa ja kärata, et kas osad tulid tõesti ka kisa ja käraga koos annetama siis muuseumile? Eks need vähesed, kes ikkagi selle 3 liitriga tulid, et nemad ikkagi seda tähelepanu tahtsid. Aga oli palju neid kaastöötajaid, kes siis tõid selle kanistritäie vaikselt ära. Tihtipeale ei küsinud enne, et kuidas seda hoidma peaks. Ma lihtsalt kanistritäie, jah? Jaa, 5-liitrise kanistritäie, mis oli siis kõigile tuttavas selles bensiinikanistris, mis kahjuks muutis selle asja siis selliseks, et kasutada me seda materjali lõpuks ei saanud, aga vähemasti oli inimene vaeva. Aga hea ikka, kui on. Hea, kui on. Ja veel korra lihtsalt tekkis ka kohe idee, kuidas arendada seda, et võib-olla peate tegema muuseumi kõrvale telkplatsi, et paari päeva jooksul turist tuleb, annab kõik muuseumile ja saab olla seal ööbida tasuta. Meil on olnud selline lustakas mõte, et vaata avalikud üritused ja kõik on näinud seda renni mitmel pool kasutuses, et kui panna sinna ämbri alla ja siis see kasutusse võtta, aga seekord tegudeni veel ei jõudnud. Eesti Hiiumaa muuseumid esitleb, on ämbri peale veel kirjutatud. Olgu, oi, läheb huvitavaks, aga jätame siin kohal igal juhul suur aitäh. Tõesti, tuleb tunnistada,
et see jäi silma. See on ka kahetähenduslik selles kontekstis, aga oli nähtav siis teie kampaania ja see oli tõesti tubli tegu. Aga nüüd järgmisena Hiiumaa aasta õpilasettevõte 2024-2025 ja õpilasfirma Pehme Pai. Õpilasfirma liikmeteks olid Eliise Juhe, Elisabeth Kallas ja Miia-Marjen Mihkelsoo. Ja juhendajateks olid Maris Nõmmik-Kärtner ja Marju Mihkelsoo. Palju õnne, edu ja jõudu. Nüüd aga erikategooria. Erikategooria aasta turundustegu 2024 ja me tunnustame ettevõtet või organisatsiooni või isikut, kes 2024. aastal on silma paistnud muljet avaldava turundusteoga. Ja 2024. aasta turundustegu Enn Kunila kunstikollektsioon. Ja Hiiumaa tänab vastu. Enn Kunila, suur aitäh kunstikollektsiooni siia toomise eest. Infos muidugi veel kord suur tänu, aga meil on Hiiumaa kultuuriseltsi poolt, keda me esindame siis koos abikaasaga siin, edasi anda selline info, et olete kõik palutud ja veel need inimesed, keda te omakorda kaasa võtate siis jõuluaja kontserdile Kärdla kirikusse 13. detsembril algusega kell 18:00, kus teile siis esinevad Ain Anger ja Mihkel Põll ja kavas on siis Franz Schuberti laulutsükkel Talvine teekond. Ja ma arvan, et nii Ain Anger kui Mihkel Põll on mehed, keda Eestimaal nii sagedasti ei näegi. Nii et selline võimalus on aga Hiiumaal, et olge head, tulge, kontsert on tasuta ja kõik on oodatud. Aitäh! Suur aitäh teavituse eest ka. 13. detsember niisiis oli, et tasub kohe panna kalendrisse endale kirja. Aga nüüd aasta investeerija 2024. Tunnustame Hiiumaa ettevõtet, mis on 2024. aastal saare ja või oma tegevuse arendusse investeerinud ja 2024. aasta tiitel investeerija kategoorias Taageplast aktsiaselts. Palju õnne, aasta investeerija 2024. Ja järgmine kategooria, aasta tegija 2024. Tunnustame siis 2024. aastal edukalt majandanud Hiiumaa ettevõtet. Ja aasta tegija 2024 on osaühing Wilton Hiiu. Palju õnne, Wilton Hiiu! Aasta tegija 2024. Tundub nii, et mehed on objektil ja õige on ka, ega see ei saa jääda ju viimaseks tiitliks, nii et see aplaus läheb siit salvestatuna nende poole ja tunnustuskiri siis jõuab õigel hetkel kontorisse. Aga nüüd aasta alustaja 2024 ja aasta alustaja 2024 märgusõnal tunnustame kuni 3 aastat Hiiumaal tegutsenud ettevõtet uuendusliku idee või võimsa alustamise eest just nimelt 2024. aasta tulemuste baasil niisiis ja selle korra võitja on HR Hooned osaühing.
Ja ütlen teile kahe sõnaga ära ka, aasta alustaja siis HR Hooned osaühing 2022. aastal alustatud ettevõte tegutseb Kassaris ning keskendub elamute ja mitteeluhoonete ehitusele. Juhatuse liikmed Ants Kirsi ja Jako Kaups on koos oma meeskonnaga üles näidanud tugevat ettevõtlikkust ja teotahet, mille tulemusel on HR Hooned kujunenud kiiresti arvestatavaks tegijaks Hiiumaa ehitussektoriks ja nii nagu ehitussektorile kombeks, ka nemad objektil. Aga jälle samamoodi tervitus läheb neile ja auhind jõuab ka järele. Ja nüüd Hiiumaa ettevõtjate liidu auhinnad, välja 3 tunnustust. Me jätkame siit ja kohe kuulutame välja siis ettevõtjate liidu aastateo 2024 ning selleks on Hiiumaa haigla renoveerimine. Ma saan aru, et nõukogu liige ise on vastu võtmas. Jaa. Aitäh, ma kohe ütlen, ma astun tagasi ka ja teen kohustusliku osa läbi, aga ütlen paar sõna ka, et tõesti Hiiumaa haigla nõukogu liikmena hetkel selle vastu võtan kui Hiiumaa kogukonna esindajana, aga tegelikult see suur tänu ja kiitus on nii Riina Tammele kui Tõnis Laanemäele, sest neid näiteid, kus toimivat haiglat on samal ajal sellises mahus ümber ehitatud, Eestis liiga palju ei ole ja et seda nii edukalt ja valutult teha, ma arvan, et me saame olla kogu kogukonnana väga õnnelikud, et meil on selline haigla juhtkond. Nii et au ja kiitus neile. Ja aitäh loomulikult märkamast ja tunnustamast. Nii, suur tänu haigla meeskonnale. Aga nüüd meie järjekordne teine siis tunnustus Hiiumaa ettevõtjate liidu tunnustuste seas. Ja see tiitel omistatakse väikeettevõtjale, kelle tegevus on kogukonnale väga vajalik ning keda võime seetõttu igapäevaselt pidada justkui iseenesest mõistetavaks. Kuid tegelikult kaasnevad ka selle ettevõtte olemasolu ja igapäevase käigus hoidmisega nii võimalused kui riskid, mida kõrvalseisjad ei taju. Ehk kategooria Väike ja visa 2024 ja selle kategooria võitja on Angela Sivonen Hambaravi OÜ. Ja saadame ka Angelale siis tervituse edasi. Ja viimane tänukummardus 2024 tiitel omistatakse füüsilisele isikule, kelle pikaajaline tegevus ja aktiivne panus Hiiumaa majandusellu on olnud märkimisväärne ning kelle algatusvõime on eeskujuks ettevõtjate nooremale põlvkonnale. Ja ta on aastakümneid kandnud ja arendanud Hiiumaa ehituspärandit kindlal ja hoolival viisil. Tema austus pärandi vastu ning lai silmaring on aidanud luua turvalised, läbimõeldud ja kaunid insenertehnilised lahendused, mis peavad ajaproovile vastu. Oma põhjalikkuse ja eeskujuga on ta toetanud nooremat põlvkonda ning tugevdanud kohaliku kogukonna enesekindlust. Kuigi tema visiitkaardiks on tagasihoidlikkus, kannab ta endas austust aja ja materjali vastu ning aksepteerib oma ala meistrina vaid üht mõõtühikut vastutust. Tänukummardus 2024. aasta tegevuse eest Taavi Stomma. Ja läheb ka Taavile see tervitus siit edasi. Oma tervise tõttu ei ole ta täna siin koos meiega, aga hoiame pöialt, soovime kiiret paranemist ja siis jätkuvat tegutsemisenergiat. Aga nüüd, head osalejad, on seis selline, et selle aasta tänu on antud üle, mida siis siin 2025. aasta lõpus, 2024. aasta peale tagasi vaadates oma südames kandsime. Suur aitäh teile kõigile, et olite täna siin, osalesite ja olite kohal. Liis, sulle veel täitsa lõpetuseks, enne kui õhtu emotsioonid seal just juba kenasti kaetud laua juures taas välja elatud saavad, tõmba tänasele päevale joon alla. Ja, aitäh, mul on au veel tänada erinevaid inimesi, ma loodan, et ma kedagi ära ei unusta. Kõigepealt suur aitäh, Mari-Liis, et sa tänast päeva korraldasid ja aitäh
kogu meie ülejäänud meeskonnale, kes Mari-Liis abistasid. Siis ma soovin tänada Ivot ja Häliherdat, kes juba siin mitmendat aastat meie üritust jäädvustavad. Aitäh teile! Siis ma sooviks tänada Hiiumaa Pruulikoja Restot, kes juba ka 3. aastat meid siin ilusti võõrustavad ja vastu võtavad ja aitavad siin kõike niimoodi kenasti sättida ja oodake. Ja loomulikult Arno, aitäh sulle ja su meeskonnale, et te ikka ja jälle toetate meid ja aitate. Ja loomulikult soovin õnne kõikidele tunnustuse saajatele, stipendiumi saajatele ja nüüd teeks ühe ühispildi ja siis hakkaks torti sööma. Ja veel, Urmas, kutsun sinuga lavale ja aitäh, et tulid mandrilt meie tänast päeva juhtima. Oli väga tore ja meeleolukas ja väike. Aga nüüd teeks kõik, kes said tunnustuse, siis paluks tulla lavale, et teeks ühe grupi pildi. Ja, kõik, kellel on diplom, kellel on tunnustus, olge head, tulge siia. Kõik ülejäänud juba pääsevad tordi juurde. Neil selline eelis siis. Aga omalt poolt tahan veel öelda ühte, et kõik need, kes täna siin tunnustatud said, on ära nimetatud homme ilmuvas erilehes, nii et otsi see Hiiu lehe erinumber kindlasti ka. Võtke meened ka kaasa. Muretse siis endale kindlasti siis selle koopia, aga aitäh! Tõesti, oli tore. Majandusfoorum 2025 on saanud ametlikus osas joone alla. Ilusat aasta lõppu kõigile. Ja kui sul on tunnustus kaunis klaasskulptuur, siis meil on selle jaoks ka spetsiaalne karp, nii et nõuta karpi tunnustuse saaja. Ilusat õhtu jätku!